Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile ühte Exceli ülesannet, kus on siis õpilased läbi viinud Pinali uurimuse. Siin on näha nende nimed, siis sugu, palju neil on Pinalis pliiatseid ja palju neid on vildikaid. Ja mina vaatan siis, et palju on kokku neid pliiatseid ja vildikaid ja siis kui palju on kõige vähem ja kõige rohkem ja siis teeme ühe diagrammi ka. Nii, kõigepealt oleks huvitav teada saada, et mida on rohkem, kas pliiatseid või vildikaid, et arvutame siia alla kokku nüüd siis summa. Iga valem algab võrdusmärgiga, nii paneme võrdusmärgi ja nüüd otsime üles valemid või formulas, siin on näiteks autosumm, ma nüüd valin siit summa. Nii, siis ta paneb mul selle juba kirja ja nüüd ta arvab minu eest, et vaatab neid arve, mõtleb, et kas sa tahad neid liita. Ja ma tõesti tahan, ma vajutan enter ja mul arvutati ära. Ja nüüd tegelikult siin kõrval lahtris vildikate arvu, ma ei peagi enam valemit hakkama sisestama, vaid ma võin minna siia alla, kus on see väike ruuduke ja lohistada hopsti ja ta arvutas mul ka vildikad ja ma võin seda kontrollida. Kui ma klõpsan selle peale, siis üleval on mul siin valemi ribal näha, et summ ja nüüd ta näitab, et ta liidab kokku kõik, mis on lahtris D3 kuni D18. D3 on siin ja D18 on siin. Nii et sellised õiged asjad. Kui ma nüüd aga tahaksin näiteks vaadata, et erinevusi poiste ja tüdrukute vahel, et huvitav, kumbal siis rohkem on neid pliiatseid ja vildikaid, siis kõigepealt teeme ära sellise asja, et ma panen siit, valin välja nüüd siis selle tabeli nagu päise. Läheme Home kodulehele ja valin siit siis sellise asja nagu filter. Paneme peale filtri. Ja nüüd ma võin näiteks teha sellise asja, et ma filtreerin nad sugude järgi. Valin siit ära ja panen sort A to Z. Siis ta paneb mul tähestiku järjekorras ja ma näen näiteks, et siia üles tulid kõik poisid. Hopsti. Nii, kuni siiamaani ja all on tüdrukud. Nii. Ja nüüd ma teen endale selle arvutamistabeli hoopis siia kõrvale. Et paneme siis niimoodi, et pliiatsite arv, siis vildikate arv. Nii, siis paneme maksimum, see tähendab, et kui palju on üldse kõige rohkem, miinimum, see tähendab, kui palju on kõige vähem. Nii, ja siis siia üles paneme siis kokku ja siis poisid ja tüdrukud. Et tegelikult ma saan panna selle tabeli ükskõik kuhu, kas siia samale lehele või teisele lehele. Ja nüüd ma siis siin üleval, et nüüd oleks paremini näha, teen siin G ja H vahel klõpsu, nii et need read läheksid niimoodi. Nii, ja hakkame siis arvutama. Et kõigepealt kokku ma arvutasin ära juba siin, aga tegelikult ma võiksin ka seda arvutada siin. Et ma lähen lihtsalt jälle siia lahtrisse. Nii, panen võrdusmärgi ja nüüd siis valemeid ma sain siit valemite alt. Valisin nüüd selle summ. Nii, ja nüüd tema hakkab mulle pakkuma, ta hakkab minu eest mõtlema, et huvitav, et mida ma tahan nüüd kokku arvutada. Ta pakub mulle hoopis valed asjad, aga sellest ei ole midagi. Mina lohistan lihtsalt õiged asjad niimoodi ülevalt alla ja vajutan enter. Nii, hopsti. Ja sama ma peaksin siis ka vildikatega tegema, kui ma nüüd siit seda valemit kopeerin. Teeme näiteks siin. Siis vaatame, mida ta nüüd arvutas. Nüüd tema arvutab mul siis C4 kuni C19, mis on täiesti vale. Aga ma võin ka siin ära muuta, siin üleval kohe, et mina tahan nüüd, et ta arvutab mul D3 kuni D18. Nii, kohe ma teile näitan, kus see tuleb, et näete, arvud tulid täpselt samad. Siit, selle lahtri aadress on D3 ja see on D18. Ja see koolon vahel näitab, et tegemist on vahemikuga. Nii, ja kui ma nüüd tahaksin, võtame poistel ja tüdrukutel sama, panen poistel ka võrdusmärgi ja siis ma võin ka kirjutama hakata seda summ, ta juba tunneb ära, kui ma tean, mis valem see on. Nii, ja nüüd siis poiste puhul ma siis lohistan ainult siin, kus on poisid. Poiste pliiatsite arv, nii olemas. Nii. Nüüd, kui ta näitab mul siin mingit väikest märki, siis ta ütleb, et tema jaoks on midagi siin nüüd praegu valesti. Mina võin selle ära kontrollida, et kas ta võtab mul õiged vahemikud C3 kuni
C9, jah, ta peabki võtma ja siis ma võin siit valida, et ignoreeri seda. Nii, ja pliiatsite arv siis või vildikate arv poistel samamoodi, võin siis panna jälle võrdusmärgi summ, valin selle välja ja nüüd valin siis vildikad, kõik poiste omad, hopsti ja enter, olemas. Nii, tüdrukutel pean ma siis samamoodi tegema, ainult et nüüd siis jälle need lahtrid muutuvad. Mul on siis 2 varianti, kas ma jälle siis näiteks lohistan, hopsti, valem kopeeritakse siia, aga ma tean, et need on valed, et pliiatsite arv tüdrukutel peaks olema siis C12 kuni C18, nii et ma võin siit ülevalt ära muuta C12 kuni C18 ja näete, kuidas ta kohe näitab mul ka, et missugune see vahemik on. Nii, vaatame, kas on õige. C12, ahah, näete, ei ole, et C10 peab hoopis olema. C10 kuni C18, see on õige. Nii, ja kui ma siis nüüd näiteks kopeerin selle siia alla, hopsti, siis jälle kord siis vildikate arvul tuleb mul siis D10 kuni D18 ja lähen näiteks üles, parandan ära D10 ja kogu aeg jälgige neid kaste, vaadake, kas nad valivad õigesti kuni D18. Nii, vaatame, kontrollime, korras, hopsti ja olemas. Ja siin jälle ütleb mulle siis seda sama viga, võin panna siis, et ignoreeri. Nii, siin ka ignoreeri ja ignoreeri. Nii, nüüd mis asi on see maksimum? Nüüd ma tean, et pliiatseid on klassis 154, vildikaid 103, aga kui palju on siis kõige vähem või kõige rohkem? Maksimum on kõige rohkem, jälle valemi jaoks alustan võrdusmärgiga ja nüüd maksimumi kirjutatakse maks, X on lõpus. Nii, valin selle ja kõigepealt siis kokku. Ma valin kogu selle nüüd maksimum siis, võtame siis nii pliiatsid kui vildikad, võtame kõik kokku. Nii, kellel on siis kõige rohkem? No nii, näete, maksimum 24 on siis nende pliiatsite ja vildikate arv ja vaatame siis miinimumi. Nii võrdub, nüüd miinimum on min, valime välja ja võtame pliiatsid ja vildikad kokku, ärme hakka eraldi tegema. Nii 0, see tähendab, kellelgi on pliiatsite ja vildikate arv 0. Võin isegi kontrollida, jah, Jutal näiteks vildikaid üldse ei ole. Nii ja sama ma võiksin siis teha ka poiste ja tüdrukutega, et vaadata, et kas siis poistel või tüdrukutel on jälle võrdus, nii maks, nii valime välja, nüüd valime välja siis kõik poisid siit ülevalt ja valime siis nii vildikad kui pliiatsid, enter, nii ja sama siis tüdrukute puhul. Maks, nii ja siit alt valime välja siis lohistan tüdrukud. Nii, vaatame kohe. Tüdrukutel, nii nagu tavaliselt ikka, on rohkem pliiatseid ja vildikaid ja kellele siis kuulub miinimum, jälle võrdusmärgiga, miinimum, nii ja valime välja poisid. 3, kõige vähem on siis 3 ja tüdrukud miinimum. Me juba isegi muidugi aimame seda, sest me nägime siin ühte 0. Nii, ja ühel tüdrukul on siis 0. Nii, aga nüüd on meil siis kõik need valemid siia ilusti pandud ja nüüd teeme siis ühe diagrammi ka. Ärme seda maksimumi, miinimumi pane diagrammi, paneme ainult siis selle pliiatsite ja vildikate arv. Nii, ma valin välja siis need andmed siit ülevalt, pliiatsite arv, vildikate arv, kokku poisid, tüdrukud, siis otsin üles insert, lisa ja valin diagramm. Valime tulp diagrammi, sest need andmed sobivad sellega. Nii, siia saame panna pealkirja. Nii, pliiatsite ja vildikate arv, finalis. Nii, ja nüüd me siis saame kõiki neid asju siin muuta. Siin on näha kokku, palju üldse on. Lisame näiteks andmesildid, paremhiire klõps, lisa andmesildid. Nii, paneme siia ka lisa andmesildid ja nüüd me näeme näiteks, et kui palju on pliiatsite arv, mis on vildikate arv. Kui me tahame, võime seda siin veel muuta, näiteks muuta värvi.
siis ma lähen siia üles format, panen näiteks nii, et pliiatsite värv on rohelisega ja näiteks vildikate värv on lillaga ja siis ma saan muuta ka kõiki suuruseid. Kui mul on tunne, et need on liiga väikesed, need arvud, siis kui ma lähen kodulehele, siis siit ma saan kõiki muuta nii, nagu igasugust teksti muuta. Nii et ma teen selle diagrammi just nii ilusaks, kui ma tahan. Ja siis ma saan seda diagrammi, kui ma ta välja valin, ma saan teda ka näiteks kopeerida. Et nüüd lähen siia peale, teen parema hiireklõpsu, kopeeri ja kui ma nüüd näiteks teen lahti Wordi, nii võtame siit ühe Wordi lahti ja valime siit kleebi, siis mul on diagramm siin ilusti olemas. Katsetage.